Saates tulekul külastame Hiinas elektrimootorrataste tehast. Hiina tootmisvõimekusest teeme juttu ka selles saates. Kui eelmisel korral vaatasime, kuidas toodetakse CF mototehases Hangzhous ATV-sid, mootorrattaid ja UTV-sid, siis seekord liigume paarsada kilomeetrit edasi riigi lõunaosa poole ja vaatame, kuidas valmivad elektrimootorrattad ja mopeedid. Müügiartikkel, millele väga palju globaalses mõistes tähelepanu pööratakse. Näiteks on juba Hiina suurlinnades, sealhulgas ka Shanghais keelatud bensiinimootoritega rollerite kasutamine selleks, et säästa keskkonda. Seda teed plaanivad minna veel paljudki teised riigid peale Hiina ja on seda teed ka läinud. Seetõttu on kvaliteetsete rataste tootmine äärmiselt aktuaalne. Me siirdume Shanghous asuvasse tehasesse, kus toodetakse elektrimootorrattaid ja rollereid Super Soko kaubamärgi all. See tootja on juba päris kõvasti kanda kinnitanud ka Euroopas. Nende siinne põhiesindus asub Austrias ning ollakse väga hästi kursis, mida Euroopas vajatakse, kui oluline on siin kvaliteet ja vastupidavus. Tehases on vaikne põhjusele, et just läbitakse kohapealset riiklikut atesteerimist. Seetõttu konveier ei tööta. Kuna Aasias on elektrirataste kasutamine vägagi aktuaalne seoses suure saastumisega, siis ilmselt tootab ka vana teada Euroopat see ees. Tehas toodab kõiki olulisi detaile samuti ise. Samuti valmistatakse raamid koha peal, vaid mootorite koha pealt kasutatakse Boschi jõuallikaid. Loomulikult saame ka koha peal mootorratast proovida, mis on tehase uus tootmisniss ja mida juba ka Euroopas päris usinalt nõutakse. Ta on suure rattaga. Kindlasti mugavam sõita siukse võib-olla külatee peal või kuskil. Ja samamoodi linna peale ka, et ta ei ole see tabureit väike, millega sõidetakse. Mis nad selle aku vastupidavuseks ütlevad? Ühe akuga 80 kilomeetrit distantsi, 45 kilomeetrit tunnis siis. Ja on võimalik lisada ka teine aku, ehk siis 2 akut kokku 160 kilomeetrit ühe laadimisega. Laadimise aega kiirlaadimisega 6 tundi. See 2 aku puhul. Siin näitab ära, palju see sõita saad veel kilomeetreid. 41 kilomeetrit saab veel sõita, 69% akut. Ja siis on 3 kiiruslevelit. Esimese kiirusega 69 kilti, teise kiirusega 55 kilti, kolmanda kiirusega 41 kilti. Et see on siis kõige kiirem, see on mingi vahet siin sees. Kaks tükki. Kahekesti kahe kohal. Saan ka siis kogeda esimest elektrimootorratast. Juhitav on, nii jope hea minekuga on. Nii kui natukene annad kohe ikkagi robavaks. Jalgpidurit ei ole või? Käsiga on mõlemad. Ees ja taga. Jube ergas on küll. Kokkuvõtvalt võib vabalt väita, et tegemist on ilmselt meie linnaliikluse tulevikuga.